Nüüd järgmine teema on see roheleppe või rohepööre või mis iganes või net zero või kuidas seda siin maailmas nimetatakse. Ja siin nüüd Donald Trump keeras selle tagasi Ameerika Ühendriikides. Meie läheme võidukalt edasi. Ja ma ei tea. Sellepärast, et kui me vaatame demograafiat, siis meil ei ole probleemi. Et me ise sureme enne ära. Põhimõtteliselt, mis me siin ikkagi nagu väga võretseme, ega kui inimesed vähemaks, siis saastavad vähem. Et kui niimoodi vaadata natuke pikemas plaanis, aga kui me vaatame jälle ettepoole, et tahame optimism olla siin, eks ole, siis loomulikult ma ei räägi seda, et loodust ei pea säästma või korralikult ressurssi ega ümber käima. Aga need, mis siis nagu plaanitakse maailmas investeerida, McKinsey arvutas siin välja paar aastat tagasi, et see 2050 niinimetatud net zero ehk siis nagu süsinikuneutraalne maailm selleks peab investeerima siis tolle rahas 275 triljonit eurot. Maailma SKT on täna umbes 100 triljonit aastas. Nii et me peaksime tegelikult järgmised 25 aastat siia investeerima siis umbes 8–10% SKT-st. Et Eesti mõistes on see siis umbes 4 miljardit. Sellest, et seda saavutada, nagu jällegi suured numbrid võtame ära. Neid vahendeid meil ei ole olemas. Selles mõttes. Ja siin on igasuguseid, mina olen ka vahetevahel öelnud väga palju kriitikat selle rohepöörde suhtes, et veelkord mina ei ole nagu selle keskkonna vastane või tahaks õudselt reostada vastupidi, ma arvan, et ma olen väga säästlik ja kokkuhoidlik inimene. Aga minul meeldib lihtsalt see kuidagi see kampaania ja see, et kuidas on tehtud see selliseks nagu absurdseks mõnes mõttes, et me peame nagu, ma olen siin rääkinud mitmes kohas ka, et nagu see, et kui ma sõidan Teslaga, see on kliimaneutraalne, see on okei. Aga lehm ei tohi juurde võtta. Sellega me rikkume keskkonna ära. Et see on kuritev, kui ma võtan lehma loobustamale. Et sellest mina nagu aru ei saa. Ma olen nagu põllumehe poeg. Ja tean, et aastal 1939 loenduse järgi oli mitu korda rohkem lehmi ja hobuseid. Aga keegi ei rääkinud, et meil on liiga palju CO2. Ja et me kohe hakkame ära surema. Ühesõnaga, selle roheleppega nüüd on huvitav vaadata, mis Euroopa tegelikult teeb pärast kogu seda Trumpi valitsemist. Et nagu te mäletate, siis 1,5 kuud tagasi, kui Trump ametisse astus, siis ta teatas kõigile, et tuleb rohkem naftat puurida. Ja meie läheme nagu edasi ja meil täna on tegelikult probleem Euroopas see, et me oleme konkurentsivõimetud oma selle kliimapoliitika pärast. Ja me paneme niimoodi vapralt edasi sellega. Kui kaua, ei tea. Ja veel kord, et kui palju seal on sellist propagandat, kui palju on tegelikult, veel kord mina ei ole nagu, et eita ja midagi probleemi ei ole, aga veel kord mina ei tea ka, et kõik ja täna peab vaata neid teadusartikleid ka ja kes midagi teeb ja kas on tellitud, kumma poolt tellitud. Minul ei ole mõistus seda hinnata, et ma ei ole väga asjalendi. Ma igal juhul nagu selline mõistlik ja säästlik elustiil on igal juhul nagu positiivne, ütleme ise seda nähtuda. Ja ma tean ka näiteks seda, et kõik need, kes on ehitanud targa maja omal või nüüd targa maja või siis targa korteri, eks ole, nendel energiakulud kasvavad. See on nagu selline karm reaalsus, et ehitad targa korteri ja pärast vaatad elektriarve on palju suurem kui siis lollis korteris. Aga jällegi propaganda käib, tuleb teha kõik targad ja kõik mõtlased ja siis edasi. Nüüd siis hakkame vaikselt ilmselt see ei tähenda, et ütleb magama jääme.
saa 40 minutit juba kuulatud ka, nüüd on aeg käes. Aga see on siis see, et mida siis Trump alustas seda, et make America great again ja siis no Trumpi isiksus ilmselt täna nagu polariseerib meie ühiskonda väga palju. Osa, kes on väga suured fanaatikud temal ja ütlevad, et kõik, mis sa teeb, on õige ja teised ütlevad, et tegemist on ikkagi mingisuguse täiesti nagu ebaadekvaatse inimesega. Aga katsume nagu seda emotsioonid kõrvale jätta ja vaadata, millega ta tegelikult tegeleb. Ja ma ei hakka rääkima siin nendest võukidest ja immigratsioonist, ma räägin majanduse poolelt, eks ole. Need on nagu teine teema, selle pärast räägib teised inimesed. Nii, aga majanduses on see, et nagu ma enne ütlesin, et Ameerika Ühendriikidel on probleem, et ta ei jaksa seda korra maailma politseiniku amet pidada ja pole ka võib-olla mõtet enam pidada, sest et teised riigid on väga suureks läinud ja tahavad ka nagu ikkagi sõna kaasa öelda sellises globaalses maailmas ja noh, kui me nagu mõtleme nagu lihtsalt nagu maailma kodanikena veel kord unustame selle enda maalappi ära, siis tegelikult ikkagi 2 või 3 parteid on parem kui 1. Põhimõtteliselt, eks ole, sa vaidled oma vahel ja tuleb ikka parem tulemus pikas plaanis, kui kogu aeg 1 on. Seda ühte parteid me oleme proovinud. Et sealt nagu väga hästi välja tulnud. Nii et selles mõttes võib-olla see mitmekeskusega maailm ei ole nii halb, kui meile ette nagu räägitakse, et see on nüüd paha ja meie oleme siin nagu head ja kõik need, kes tahavad ka teist keskust teha, et see on nagu paha. Et võib-olla ta ei olegi normaalne, kui me mõtleme veel. Mina vaatan sellest kõrvalt üritan, siis Marsilt või kuu pealt seda vaadata, ma nagu ennast ei taha siis EKRE, et kuidas mul on kasulik, kui ma nagu minu perele või midagi iganes, üritan sellest on suurt pilti vaadata. Ja Ameerika Ühendriikide eelarve defitsiit täna on üle 6% SKT-st. Ja kui te mäletate, et Euroopas on lubatud näiteks üle kuni 3% SKT-st või üle aasta puudujääk olla, Ameerikas on juba üle 6% mõnda aega. Ja seda nad räägivad ka, et seda nagu ei jõua pikalt pidada. Ja sellepärast on ka siis see, et mida teeb see siis Elon Musk, et ta siis kärbib neid riigi kulutusi ja siis vaatatakse ka teiselt poolt, et kuidas riik saaks rohkem teenida, et siis seda eelarve puudujääki kärpida. See on see, millega siis uus administratsioon tegeleb. Teiseks on see, et tahetakse siis jooksva kontoga tasakaalu saada, aga sealt läheb Ameerika raha välja, et siis umbes 3,4% SKT-st on praegu, mis on siis eksport on väiksem kui import ja ta elab tegelikult selle suurelt nii hästi ja kõik, meil on see reservvaluuta, enamused reservitest hoitakse dollarites. Ja sellepärast ta saab sellist puudujääki nii jooksva konto kui ka eelarve puudujääki jooksutada, aga nad tahavad liikuda selgelt tasakaalu suunas ja seda ei saa ameeriklastele ette heita. Eks et nad tahavad oma majandust tasakaalu saada, igati mõistlik tegevus. Et see võib-olla meile ei sobi, et nad võtavad seda kusagil kulutusi ära, et ei toeta mingit projekti, aga see on nende asi, see on meie, kes keegi midagi küsib. Ja nüüd see, mis ta nüüd ka teeb, on natuke teeb sellist deglobaliseerumist, millest ma enne natuke rääkisin. Ta liigub selles suunas, et sellepärast, et nii palju mina lugenud erinevaid majandusgeograafilisi või geopoliitilisi raamatuid, siis üldiselt selle arvatakse jah, et selline deglobaliseerimine on trend. Esiteks ja teiseks on see, et väga paljud kindlasti arvatakse seda, et kõige paremini on selleks valmis Põhja-Ameerika. Sest Põhja-Ameerikal on kõik ressursid omal olemas. Neil on oma põllumaa, piisavalt, eks ole, neil on elanike ruutmeetri kohta, mis 3 mitu korda vähem kui on Euroopas näiteks, rääkimata kusagil Hiinast. Ehk et maa on olemas, põllumaa on olemas, neil on metsa olemas omal, neil on olemas oma nafta, gaas, enamus metalle ja kõik on olemas selles Põhja-Ameerikas, nad saavad selle ära. Ja nüüd, kui nad toovad oma tootmist tagasi rohkem sinna, mis siis nii palju enam ei vaja inimtööjõudu, kui siis 30-40 aastat tagasi või 20 aastat tagasi,
siis on ta kõige paremini ette valmistunud piirkond selliseks deglobaliseerumiseks. Et see on väga selline mõistlik tegevus, kui me vaatame 5 ja 10 aastat ettepoole Ameerika Ühendriikid. Ärme vaata seda, mis toimub järgmised 3 kuud või järgmised aasta 2. Aga vaatame 5 ja 10 aastat. Kui sa oled nagu sellise suure riigi juht, eks ole, siis sa pead ju tegelikult tegema otsuseid, mis mõjutavad siis ikkagi riikiga 5 ja 10 aasta pärast, et mitte tegelema ainult populismiga, millega nad ka kindlasti tegelevad. Nii et paneb siis selle peale tollid paljudele kaupadele ja siis need tollid muuseas on need tollidega üks suur segadus. Ma ütlen, et ausalt, et mina ei saa kõigest aru. Ma olen väga palju jälginud, ma olen ka küsinud paljude inimeste käest, kes ka nagu vaatavad sellest ja nemad ei ole ka nagu aru anda, täpselt aru saada, mis selle tollidega toimub tegelikult. Ja ühte ma olen aru saanud, et ajakirjandust ei tasu lugeda, tasub vaadata see, mis on nagu originaalis ta räägib. Et see ajakirjanduse tõlgendus on ikkagi väga suvaline ja väga oma mingisuguse vaatenurgalt, kuidas siis neid sõnumeid tõlgendatakse. Ja miks ma tollid tuleb seda rääkima, on see, et kui ma kuulen otse tema pressikonverentsi või intervjuud, siis ta ütleb, et Trump ütleb, et ta paneb tollid, et niimoodi, et vastastikust tollid. Kui ma loen jälle uudiseid kusagelt ka rahvusvahelisest meediast, siis ütleb, et ta paneb kõikidele kaupa tollid peale. Aga kui ta räägib, siis ta ütleb, et ta paneb, et Ameerika kaupadel on täna toll peal ja ma panen vastu. See on 2 ise asja täiesti. Et nagu igal juhul näiteks Euroopa autodel ei ole tollimaksu Ameerikasse viimisel. Ameerika autod Euroopasse on 10% tollimaksu. Nüüd ütleb, ta paneb ka 10%. Aga seal tuleb veel, kui nüüd kuulata, mida ta räägib ja mis seal nagu ajakirjandus on, see on minu väga segane, aga ma räägin selle veel ära, et osaliselt need tollid asendavad nagu valuutakurssi, et kui Ameerika paneb tolli peale, siis see riik laseb oma valuutakursi alla. Jälle samas kohast tagasi. Ja seda jätkub, eks ole. Selline, et siis mis samm jälle järgmisena astutakse. See sisuliselt on sama, kui selle teoreerib valuutade paneb või siis, kui teine naaber maksab tolli hakkab maksma. Nii et see on üks selline huvitav võitlus, aga igal juhul, mis on selle tulemus, on see, et järjest rohkem ja rohkem suuri ettevõtteid on nüüd juba viimase paari nädala jooksul teatanud, see Apple teatas, eks ole, et ta investeerib, toob Hiinast oma tehased ära, investeerib siis 500 miljardit. 500 miljardit. Et Eesti SKT on 40, et investeerib sinna tehastesse ehk et siis üle 10 korra rohkem, kui on Eesti rahvas siin aastase jooksul toodab. Siin, et kiibitootjad lubasid ka 100 miljardit investeerida, autotootjad tulevad vaikselt tagasi, et igal juhul ta tuleb oma selle saavutab ja sellest tuleb nagu aru saada, miks seda teeb. On selleks veel kord, et kui sa oled ikkagi nii suur riik, 350 miljonit inimest ja sul ei ole nagu autotööstus hakkab nagu ära minema teistesse ja kogu selline metallitöötamine ka, siis seda ei saa enda lubada, eks ole, kui sa veel kord oled. Meie saame seda lubada endale, me nagu nii kõigiga hakkama ei saa, me nagu saame suures süsteemis olema, aga et kui sa oled 350 miljoni inimesega piirkond, siis sa pead ikkagi ise suutma metallitööd ka teha ja rauda sulatada. Nii et see on see, kuidas mina näen seda olukorda. Ma ei hakka nagu nimelikult andma mingitele populistidele kõikidele, aga suures plaanis ta tegutseb selles huvides. Et kulud kokku, tulud suuremaks, niisugune lihtne ettevõtja lähenemine. Ja see, et ta seal neid igasuguseid meediashow'd teeb, on ju, ma arvan, et nii Trump kui ka Elon Musk on mõlemad, kui me paneksime maailma 10 paremat marketingi tegija, siis nad võib-olla mõlemad oleks top 10. Selles ka nagu kahtlust ei ole, et nad on selle koha väga võimikad. Nii et kokkuvõttes veel kord elab huvitaval ajal,
globaliseerimine siis keerab natuke nagu vaikselt teises suunas. Demograafia on meil kõige suurem probleem ja mingisugust majanduskasvu on meie piirkonnas siin väga raske oodata. Ja kindlasti seoses sellega, mis siin toimub praegu kõik nende tollidega ja edasi, et meil on siin segadust on väga palju, aga sellest on huvitav ka. Eks ole, et vaadata, et midagi katastroofilist ei ole, selleks ei ole midagi muretseda, pole vaja ja elu läheb rahulikult edasi või väikeste selliste ehmatustega tavaliselt on nad ikkagi kõik need jutud on alati suuremad kui see, mis meie igapäeva elu mõjutab. Nii et see on see, mis ma tahtsin tegelikult rääkida. Nüüd ma olen valmis küsimustele vastama. Väga silmalt tõest. Mina olen nõukogude ajal, kui meil nõukogude võime oli kommunism, oli üks firmapeering, siis öeldi, et kapitalismikas maades toimub ületootmine. Toodavad üle, nii palju vaja küll. Kas praegu see asi ikka kehtib? Ma arvan, et kapitalistid üldiselt teavad, kui veel toota pigem, aga kindlasti on nagu see, et meil toodetakse liiga palju ja siis see kõik on vaja maha müüa ja selleks on nagu tublid reklaami, kes meile kõik seda ajuvõidu teevad igast pärast. Aga kui te nüüd sellest nõukogude ajast hakkasite rääkima, siis mulle see praegune aeg meenutab natukene Gorbatšovi aega. Et Gorbatšov alustas ka, eks ole, alustas ju perestroikat glasnostiga. Ehk siis võis jälle vabalt rääkida. Ja praegu tundub mulle samamoodi, et sotsiaalplatvormid, eks ole, ja ka mõnel oli kõik faktikontrollid ja kõik, see on see, mis nüüd see Elon Musk alates sellest Twitterist ja kus selle Ameerika uue administratsiooniga nüüd võeti kõik need piirangud ära, et sa võid kõiki seal rääkida. Ameerikas kindlasti Euroopas vist veel, ma ei tea, kus see seis parasjagu on. Mida nagu suudoom võib rääkida. Ja see loomulikult tekitab mingisuguse uue kihi ja nüüd ma vaatan selline nagu äratõmbus rõõm, vaadake, kui Gorbatšovi ajal hakati rääkima, et meil on nõukogude võim ikkagi nagu võib-olla kõik ideaalne ei olnud, eks ole, et olid ka väikesed head, eks ole, nagu hakati vaikselt kritiseerima mingisuguse asja, siis need osanevad vaadavad kommunistid, need ütlesid ka, et see on nagu Ameerika agent. Oli niisugune asja alguses öelda, et kes julgesid kritiseerida nõukogude võimu. Ja praegu on natuke sama tunne, et teistpidi peegelpildis, et kes natuke selle Ameerika kogu selle süsteemi vastu midagi julge öelda, siis väga paljud ütlevad, et tema küll Kremli agent põhimõtteliselt, eks ole. Samaks kohast tagasi põhimõtteliselt, kus 85. alustasin. Mul juba üks küsimus, et meil on väga populaarne rääkida aastatest 2050 ja nii edasi süsinikneutraalsusest ja hiljaaegu mitte kaua aega tagasi rääkis ka üks rahandusministeeriumi töötaja, vaadaku kui tore, et aastal 2070 oli Eesti keskmine palk 11 000 €. Et huvitav, mis me selle teadmisega peaks küll peale hakkama, aga sellest demograafilisest situatsioonist, nagu siin me kõik praegu kuulsime, sellest ei taha nagu keegi rääkida. Et mis siis peaks tegema või kuidas peaks siis otsustajate või tarkade inimeste tähelepanu nagu selle juhtima? No kust mina tean? Ma olen proovinud ka. Ma olen ka seda proovinud korda võtta. Parimal juhul öeldakse, et loll oled lihtsalt. Aga et selle samal koosolekul osalesin mina ka üle videosilla, eks ole, kus öeldi, et 2060 läheb elu jälle väga heaks.
et siis oli vist need aastad, kus pensionikassasse laekus rohkem raha, kui pensionärid jõudsid ära kulutada. See oli see tabel oli selline, ma küsisin, kuidas see loodus välja näeb, ta lõpuks väga selge loogika, et kuna siis on mingisugune paar aastat, mõni aastat, kus nii palju ei lähe pensionile, ei lähe nii palju, kui siis nagu pensionäride hulk väheneb, mis oli see niimoodi, see oli jah, mingi aeg. Sulevad kiirem. Jah, et aga see 2060 oli jah, see oli hea aasta. Mina kavatsen selle jah, mul on plaan see ära teha. Ma saan tõesti 93 aastane. Aga see selleks, aga kuidas seda selleks teha? Mina ei kujuta ette, ausalt, naljaneta, lõppemise ära lõpetada, eks ole, ma ei kujuta seda ette. Sellepärast, et kui me võtame nüüd ka näiteks seda peale seda eelmist valimist, mis meil oli, eks ole. Juba siis oli näha, et meil on rekord madal sündimus. Eks ole, mis siis valitsus tuli esimene asi, mis tegi 2 asja, võttis suure pere toetused ära ja lubas samasoolistele abielluda. Need olid esimese otsused, kui võtsid. Esmalt ma tahaksin tänada väga loetlust, minu arust väga adekvaatne analüüs. Ainult tekitab küsimusi viimane nagu järeldused, sest kui poliitiliselt võtta, siis meie oleme selle praegu lahkuma maailma nagu esindaja, kes on selle globalistliku maailma. Aga peale Trumpi võitu me oleme olukorras, kus me oleme sõjas Venemaaga ja nüüd sisuliselt ka sõjas Trumpi vastu. Et Ameerika Venemaa vastu korraga ja ma ei näe mingit võimalust siin majandus kasuks, vaid ma kardan väga suurt majanduslangus kogu Euroopas ja Eestis ja väga rasket olukorda meie kogu juhul. Aitäh! Ma olen optimist. Selle koha peal, ma arvan, et mingit sõda ei tule. Et sa oled sõda kodid leppida selle kokku. Ja mingit sõda ei ole kellegi punktegi pidanud. Et see on see, millesse nagu mina usun. Ja me tõenäoliselt investeerime kaitsetööstusesse ja ostame mingisuguse asju rohkem, selle võrra elustandard nagu langeb, eks ole. Aga see nüüd ei ole nii suur, see langus, eks ole, kui me oleme 2-3-4% veel, kui meil iga aasta hakkab 1% elanikkonnast, kui tööjõuline elanikkond hakkab 1% võrra kahanema, see on üks 5 aasta perspektiivis palju suurem mõju kui selline kaitsetööstuse. Aga see... Siin on see probleem, kogu meie rahandus on ju Euroopa keskpanga peale, aga Frankfurtit praegu ära. Generaalne selgi dotatsioon Euroopa majandus ja edasi on 5% majandusseadus. Ei, seda... Meil on selles mõttes... No nii palju ta ei lange, et kui ta hakkab vaikselt langema, siis ta... Ma arvan tegelikult, et ta ei kasva niimoodi pluss-miinus 1%, seal läheb järgmised 10 aastat tõenäoliselt, kui meil suuri kataklüsme ei ole. Aga veel kord, see ei tähenda seda, et ta kasvada saab, eks ole, ja elu. Et ma ei kindlasti räägi seda juttu, et meil on elu kohe paremaks. Nominaalselt võib pensioni palk kasvada ja kasvabki, aga ostujõud pigem on kahaneda. Aga majandusnõud on Saksa. Ja. Saksa on eriti mingis see. See on autogaasi. Ma tahan maa. Jah. Kus oli Ameerika tool, minu tõenäoliselt kaob. Juba katus, mida Ameerika. Peale seda Saksa maa ja kogu elu. Ma saan aru, millest te räägite, selles mõttes, et kindlasti on Saksamaal praegu tõsised teemad, eks ole, aga Saksamaal on ka siseturg on piisavalt suur, eks ole, ta on autotööstus, mida on väga tähtis külg tulemast, on mingi 10% või üle 10% ekspordis. Lisaks on Saksamaa ekspordib väga palju seadmeid
just tootmisseadmeid, meditsiiniseadmeid üle maailma. No nii ruttu see ei kao. Vaikselt läheb, aga ruttu see midagi seal ei ole ja mina uskun selles, et saksa rahvas on piisavalt nagu tark ja kohanemisvõimeline, et nad suudavad seal ikkagi oma ennast ümber mingisugune rohkem nagu ühemal määral, et sellist suurt laksu ei tule, aga nad ikkagi toimetavad oma asjadega ära. Ma veel mina usun, et saksa rahvas selle rumad, nad on töökad ja tublid inimeseks. Ja küllalt on hakkama saada. Võivad veel tulla mingid tagasilöögid, mingid tööstused, mingid lattega, aga teie rahvas on kogu aeg hakkama saada. Ja Indreku toetuseks või teise ilmasõja järel, kuidas oli Saksamaa purustatud ja kuhu ta välja jõudis. See on kinnitus sellele, et on väga intelligentne, töökas ja perspektiivi nägev rahvas olnud. Nii, aga küsimusi, mul on endal üks väike kommentaar siin juurde, aga võib-olla kaks. Üks on see tehisalu, mida siin LK soovitas ja toetas. Enda üleelamise hiljuti elektripliit väsis ära kodus ja ütlesin prouale, et kuule, sul on see tark mees seal laua peal, mille küsi tema käest. Ja läks ja ma mõtlesin, et teid nalja. Tuli veerand tunni pärast tagasi, vaja seda teist ja kolmandat teha ja hakkas tööle. Uskumatu, mida see tehisalu oskab ja teab eesti keeles. Ei, igast asju võib teha, eks ole, sellega. Ma tean ühte oma tuttavat, kes temaga peab väga sügav religioost ja filosoofilisi diskussioone. Ta on lugenud mulle neid vastust ette, ütleme, et kõige huvitav minu jaoks, ta nii heas eesti keeles. Et mis on, nagu kui ma vaatasin ka näiteks Google'i tõlget, siis minu arvates on näiteks ChatGPT on parem eesti keel kui selle Google'i. Aga veel kord, see on minu tunnetus, ma ei ole nii spetsialist, eks ole, aga see eesti keele oskus on minu jaoks üllatavad ja kuidas ta selle suudab nagu keerata siis teise keelde ja seda kõike nagu see 5 või 10 sekundi jooksul ma saab sulle paarkond lehte või paar nii lehekülg mingisugust värka teksti. Kes ei ole seda proovinud. See ei ole keeruline, ma ütlen teile selle kohta tegemist. Ja ei maksa midagi. Väljakutse meie inimestele ja mondimeestele, kes pakuvad erinevates valdkondades teenuseid või kus saab seda koduse info